Tervitused kõikidele vaatajatele. Täna siis jõe ääres ja nimelt siis Võõpsu. Ilm on ilus, siin on nüüd Võhandu maratoniks vist kõvasti valmistatud seda asja siin ette. Peaks see nagu kunagi siin nüüd tulema see maraton, et oli muru, nüüd enam ei ole muruna. Rahvast natukene on. Ja loomulikult hakkame me särge püüdma. Kalakene näete siin ilusti hüppab, vähemalt viidikas on pinnas, et vaatame, mis siis saab tänane. Jah, natukene kehvavõitu on siin istuda, et päike paistab praegu niimoodi silma. Ei ole prille ka kaasas, päikseprille. Natukene nüüd tuleb istuda sinna vasakule poole nagu suunaga järve poole, et siis on vähemalt Fiidri otsagine. Kui õhtuks pimedaks ei jää, siis on kõik hästi. No, mingit läheb päike sinna ülespoole ära, et muudab selle nurga ära ja saab asi nagu korda, natuke peab kannatama. Ja nii, mis ma nüüd teen? Kõigepealt siin ma võtan nüüd välja kajaloodi ja nüüd sellega on jälle see probleema, et mul jäid patareid vahetamata. Kuidagi palju ta, kuigi palju ta ilmselt näitab. Ma vaatan, natukene tahaks seda sügavust siin uurida just. Jõesäng on seal nagu teisel pool kaldas rohkem, seda ma tean. Vaatan. Vasta need mingid hetked mulle näitab sinna, enne kui välja lülitab ennast. Tanel seal juba midagi majandab. Nii. Sinna oranži lipu peale tuleb visatagi see õng. Jah, enam vähem. Nii. 2,72. Jah, nii ta on. 2,4. Mingi jama on Tanel, kuule, et kala ei näita. Kala ei näita, jah. See kajalot näitab ainult suuri kalu, järelikult ei ole suurt kala. Nii, 2,3, 2,4. Heina näitab siiapoole, nüüd on ta. Siin on põhimõtteliselt, põhi on suht selline, sügavus õigemini on suht stabiilne. Seal teisel pool on nagu sügavam ja siin on saane 2,3, vaata 2,2, kus andur on paremale poole. Et 2,1 ja okei. Viskan korra veel kaugemale. Nii, nüüd ta kustutas ära ennast. Nii, viskan selle aparaadi sinna sisse. Nii, enam vähem lendab välja ka. Ja siis paneme käima, vaatame seal selle sügavuse. No jah, 2,8 nii. Nii nagu ta on, et see jõesäng on seal ikkagi teisel pool. Aga arvan, et nii 2,4, 2,3 sealt hakkan püüdma, panen klipi, veits kraabin põhja ja ongi ta nii. Nii. Nüüd sööt on endiselt ja see, mis eelmine kord, ehk see talvest veel järgi jäänud sööt, see on nüüd siis viimane pera. Rohkem mul seda ei ole, siis tuleb hakata investeerima juba järgmisteks püükideks. No, võttis juba või? Kala võtab, aga Tanelil on suurem konks, suur konks, et ei jää otsa kala. No siis ta peab ümber tegema asjad. Nii, siia ma panen niisutamiseks konservmaisimahla. Siin sellises purgis on seda, mis ma ütlen, et siin on vedelikku rohkem kui maisi. Et ja rohkem ei olegi vaja,
nagu ei lisagi, ka nii saab, et see sööt on juba niigi natukene niiske, jah. Nüüd sõelakese ma unustasin Emajõe äärde eelmine kord, kui käisin, seda nüüd mul enam ei ole. Ta oli ka natukene katki. Ju siis oligi aeg tast lahti saada, jah. Et kui ise ei märka minema visata, siis keegi nagu öeldakse, kõrvaline jõud aitab sellele kaasa. Nii, veits veel. Tulebki veits veel siit. Ai, hea maisilõhn. No võt. No mis siis ikka, seda kogust ma siin läbi sõela laskma ei hakka, et raputan siia nagu vähekese seda õhku vahele. Ja arvan, et ega rohkem siia ma ei panegi nii melassi ega muid värke. Kuigi siiski, ma ei pane siia isegi fluorohelbeid mitte, aga viimane ots seda biskviiti on siin. Raputan selle siia sisse. See on nii hea lõhnaga sellega, et mul kodus hoovi peal koer pistis see nina sisse kohe, tahtis siit amps teha, et noh, et kui juba koerale meeldib, siis no kaladele seda enam. Nii, ussi on natukene kaasas tõuk tuleb sisse siia. Ja ongi siukene lihtne värk. Maisi panen ka muidugi, jah. Tsipakese. Nii. Tõugud on siin. Kokku kleepinud. Nädal aega siin juba olnud varsti. Aga noh, nukkunud nad ei ole, nii et kõlbavad igati. Natukene sellele särjele siin. Mis siit võib läbi lüüa, säinast võib lüüa läbi, latikat kindlasti mitte. Kui nüüd mõni hulgus ei ole tulnud sealt järvest midagi luurama siia. Nii et selles suhtes väga mingit sellist jämedat kraami väga palju ei pane. Lihtne sööt. Nii. No võtta, siin ei ole midagi enam oodata, see on juba selline paras kleepekas. Maisimaht on ka selline magus suhkrune, seega juba kleebib seda asja siin kokku ja siin ei olegi see nii oluline, sest siin seda voolu ei ole sellist ja ei ole nii-öelda seda langemise sügavust üleüldse, seda sügavust, et nagu Emajões, eks ole, kui seal on 4 meetrit, 5 või rohkem vett all, et korv langeb voolu ja kõigega, siis juba seal peab seda arvestama, et sööt peab olema korvis õige siis niidutusastmega, et ta ei vii seda poolest saati tühjaks ja nii edasi, jah. Vot, kuhu kohta veel kaob sööt korvist. Nii. Aga ega siis siin midagi, nagu ma ütlen, et töölaud korda. Liipsukarbikene tuleb siia välja võtta, spreid on ka, neid praegu ei kasuta esialgu. No vot, siis kui esimene kala tuleb, läheb sump ka vette. Nii. No nii, kolisin ma natukene ringi siia sillale lähemale. Lihtsalt see on võimatu, seal praegu ei saa. Päike paistab mul niimoodi silma, et siin on kuidagi siin vähe sõbralikuma nurga all, ja
käis seal juba juures nibimas. Tanelil on paar särge käes, sellised kohalikud väiksed. Ei tea siis, on see järvest see särg siia tulnud, et Emajõgi on juba teda otsast lõpuni täis, et siin siis nüüd viimati veel ei ole, kuigi järveni on võib-olla siin 4-5 kilomeetrit ainult, jah. Vaatame. Võtan jah selline, op, midagi jäi, no vist on soredamat. Nii tagasihoidliku võtuga, aga kala tundub normaalne. Esimene korvikene ja Tanel, too kala, suurem kala, et pole seal kaugemal. Toda on ka eelnevad aastad niimoodi olnud. Jaa, no see on juba see, mis vaja. No võt. Ja nüüd, hopp. Läheb mul see aparaat siia korjama neid hingesid. Täna on orientiir küll väga hea, kohe siukene oranž lipp või asi on, võrgulipp on seal teisel pool. See orientiir nagu küll nüüd loodame, et ära ei kao sealt, jah. Nii, nüüd ma tahan juba nüüd spreid panna, koreander. Kuidagi väga laisk oli see. Algust on märkamatult, see muidugi kala enda otsa. Nii. Ja järgmine. No, kui oli see üks särg siin, siis järelikult on neid rohkem. Ja juba on kallal. See on tore. Ai. Minu söödaplatsi on ka tulnud nüüd selline teistmoodi kala. Tanelil on 2 tükki neid juba sumbas. Ma arvan, et mul on ka nüüd teine. Ja see on meil, arvake ära, kes? Anataanikud isene. Ma loodan, et on. Jah. Plops, roosärje plops. Maiasmokk. Nüüd siin mul siples otsast ära, selline 300 grammi plenn. Eelmine oli natuke väiksem ja maisi peale. Ja sellest ma kuulsin, et siit neid saadi. Ega asjanda ei saanud. Tuldud ju. Nii, seda kala on mõnus võtta, sellist nagu fiidriga roosärge. Ma ütleks, et on olnud väikestel järvedel nagu sellised vähelikumad. Aga et siin, ma tean jah, et teda siin liigub. Siin on nüüd küll esmakordne läbi nende aastate, et niimoodi nad nüüd siin on. Ja vaatame, äkki tuleb mõni rekord ka veel siit ära. Selline 800 grammi või kilo või. No nii, aga nüüd on mais, kindlasti mais. Ja kuna siis nagu see maisitera on veitskene kõva, siis on selline väikene trikk. No, võtame siit selle maisikese, selle pooliku ja siis lihtsalt niimoodi näppudega pigistame teda natukene koomale, pehmemaks, et ehk siis kui selline terve on, et see natukene niimoodi mudib. Jah, näete, niimoodi trott ja siis ta maht tuleb välja, siis ta läheb selliseks nagu pehmemaks väheks. Ja ongi kogu lugu. Ja selle
tugevama maisi võib panna siit servast ettevaatlikult, et ei lükka seda täitsa konksukaart kinni, et ta on tugev niikuinii ja siis nagu jääb seda haakimise vaba ruumi seal konksu peal rohkem, ütleme siis nii, et ei topi seda kaart päris täis. Vaatab, kauaks neid roosärgi sinna jätkub. Nüüd ma näitan teile ühe saladuse, mis tegelikult ei ole saladus, aga seda ei ole nagu kõikidel konksudel. Et üldiselt kui nagu konksu vaadata siin, et siis ta on nagu ots on painutatud natuke sisse poole. See on nagu sellepärast, et siis nagu need kivid asjad, et ta nagu ei haagib sinna niimoodi taha. Nende kivide taha ja natuke sisse poole. Võib-olla, et see on ka kala nagu mingiks paremaks haakimiseks, aga on osad konksud, millel on siis teravik osaliselt siis painutatud kõrvale ja näiteks nendel siis väikestel konksudel, mis mul on siin Owneri 16 ja 14, nendel ma kasutan ka sellist trikki. Ja noh, joopoime, vot on roosärg. Et need sellised pisikesed konksud samamoodi, et nendel on ka nagu natukene sisse poole see painutatud. Ma käin nüüd näppidega tegelikult üle kõik, ma pole sellest rääkinud. Ja ai, Igor. Et siin ma ei painuta seda nagu konksu ülespoole harva, et seda nagu kida, aga mis ma olen nagu teinud natukene, siis ma teen niimoodi, et painutan selle kida siia külje peale natukene ja see teeb ka juba seda haakimist paremaks. Ja nende konksude, nende väiksemate konksude puhul, noh siin, ja küll, nüüd see karp on seal, et seal ma tegelikult painutan ka seda kaart, siis seda siis kida osa teravikku ja seda kida osa natukene siis ülespoole, et oleks vähemalt niimoodi sirge ja ka külje peal teeb paremaks. Peab olema ettevaatlik, et ei tee sellele konksule viga ja palju ei painutana. Nüüd ma rääkisin oma saladuse välja teile, ja tegelikult nagu see, et külje peale konksud on painutatud, see ei ole mingi saladus, see on osadel firma konksudel see ongi niimoodi, offset või ma ei tea, kuidas seda kutsutakse. Et kallid sõbrad, kõike peab siin taipama ja proovima, et teha seda asja endal mugavamaks, paremaks. Pelgan, et mul vist nüüd lendas sealt konksu otsast sööt kõik minema. Minu arust ei kinni seljada. Ma vaatan, kui võtma ei hakka siis. Ta on küll nagu muru. Aha, ei. Kõik on hästi. Roosärg on tõsiselt ilus. Neid nagu ei olegi voblana teinud. Ei mäleta küll, et oleks. No nüüd on vähemalt paar tükki, need saab ära proovida. On ka mingi vahe. No nii, julgemalt. Jah, siin ei saagi nagu aru praegult, et ega siin on kõik see väikest särge ja suur, kõik on seal nagu läbi segi, kes sinna ennem nagu juurde jõuab, et mais natukene ilmselt peletab neid eemal, et see on see suurem suu täis neile. Nüüd ikkagi midagi pudenes muu sealt otsast ära.
oi, ta juba on seal otsas. Kuidas ta siis niimoodi? No on ikka spetsialistid. Nagu vargad käivad. No. Ai mõnus, ei lähe ina sisse. Jälle istun roosärg, jep. No võt, konks on nüüd timmitud, tuunitud ja jäävad kalad niimoodi otsa, et ei saa aru ise. Justkui väga ei tõmba otsa, aga tema juba on seal mul küljes. Ei panegi tõuku. Äkki siit niimoodi servakese küljest konks läbi. On hea, mõned selles suhtes nad on head tugeva otsaga. No nii, ega nüüd need kõik asjad hakkavad. Murdus seal tipukene ära. Aga sellega ma teen kiiresti, tuleb korraks nüüd uuesti siduda rakendus ja panna sealt see värk. Sellepärast, et sellel õngekesel on mul viimane tipp, rohkem mul neid ei ole. Teist ma lahti võtma ei hakka. Hea küll, aga praegult viskan niisama selle katki segane ja siis teen selle värgi korda. Hakkavad nüüd siin igasugused vimkad juhtuma. Ta natukene vigane oli mul juba see ots, see oli aja küsimus, kuna ta katki läheb. Ja juba ilusti võtab. Apa! Ei tea mina, kas ma nüüd hakkangi seda aega raiskama. Töötab niisama ka. Põnev. Ai! Hea küll. See asi siin. Oot. Sellega me saame teistmoodi. Sellega me saame teistmoodi hakkama. Kus on mu need võlunäpid? No nii, siin. Ma lihtsalt teen ta katki siit. Nii. Keraamika läks nii plõkstine. See ülejäänud on pehme vask. Nüüd ma saan teile näidata kiire remondi variandi, hopst, see ära. Just ma olen seda kunagi juba praktiseerinud, nüüd mul hakkab meenuma selle nagu turgataski see mõte, jah, näete, siin on nüüd see, siin ei ole midagi, siin teeme siukese väikese lõike, nagu päris, korras, läheb edasi. Ei ole siin midagi, aeg on raha, aeg on kala, öeldame niimoodi. Tainkahv tuleb kokku panna. Vedas nagu laiba kalda peale. Joh, Aidiine, ilus roosärg. Ei, täna saab põnev olema. Nii, tempo. Nagu ahvenapüük ei tohi lasta seda tempot maale. Ja ainult mais. Nii. Minek. Raputas kõvasti, aga mõõtu ei ole.
vahepeal tuleb midagi sellist loomulikku ka. See on juba väikene mõõdult, vot see on juba väikene võrreldes nendega, mis seal sumbas on, jah. Saab natukene sortida ka seda asja. Nii, nüüd ma panin seda maasikat, magusat. Maasikas, jah, see lõhn juba nagu viib mõtted ühe teise kala juurde ja see on karp. Karpidega nüüd saab, ma arvan, kuskilgi 3 nädala pärast juba vaikselt vist tegelema hakata. Minna esimesed luureretked ära teha, ära mõõta veetemperatuur, vaadata, mis need lõpuks ilmad siin on, et no vähemalt 7 kraadi. Aga kõige parem oleks, kui see oleks 10 kraadi, siis võib juba asju hakata ajama. Ma lihtsalt teha selline mingi lõunast minna ja PVA kottide võrkudega selline madalast veest püük lihtsalt ilma söötmata. Kala tuleb ennast soojendama sinna, on vaja lihtsalt õige koht otsida. Õige veekogu on teada ja ka hakkab nagu juba tolle teemaga ka tegelema. Tanel, särjed on nüüd mul roosärjed minema peksnud. Et järjest see värvikirevamaks läheb nüüd see teema siin. Nonii. Ei veel. Oppa. Oppa. Nonii. Et kas nüüd tuleb ära see 600-700 grammi või? Jälle see selline võitlejana. Tohoh. Tohoh. Johaidin. Tohoh. No see on juba kalamoodine. No Tanel ka tõmbab. Oi, pläät, jah. Oot labidad, no on niisugune ilmselt juba sinna 450 kuni pool kilo. Nii, jah. Veits on kurku söönud, see on normaalne. No võt, noh. See on tore, see selline asi siin võpsus on mul esmakordne. Et seda sellist ilusat roosärge tuleb. Lasen veel niimoodi siia tagant selle maisi selle lahtise osa sisse. Siis jääb nagu lõhn ka paremini kauemaks veits. Kontsentratsioon on natuke suurem. No vot. Ja nüüd tuli selline veel üks kvaliteet kalana. Et sai suurem tõugu pundar otsa ja siin ta nüüd on, mõtlesin, et järjekordne roosärg, aga no ei. Ilus ahvenas. Sahtis mul seal.
ja läheb see ka sumpana. Nüüd tuli mul veel üks asi meelde, mida ma olen teinud. Et mitte tervet maisi otsa pannaks, lõigata niimoodi pikkupidi noaga pooleks ja siit niimoodi sellest põsekesest läbi ja vot siis on ta selline. Jätan selle konksu siia rohkem niimoodi välja, stopperit panen, nüüd võtsin, prooviks seda ussispreid, et no nagu ahvenas ka tuli, et no ei tea, maisiga ta ilmselt nüüd ei tule, aga vahepeal võib ka, mis vahepeal võib, on olnud niimoodi, et on ahvenas ka maisi peale tulnud ja saia peale ja taina peale ja ma ei tea, mida iganes veel, et kõike on olnud. Nüüd ühte asja ma tahan näidata, võib-olla mõni ei tea, et nii paternoster, nii nagu ta paternoster on, eks ole, ja siit Tamil nöör topert, eks ole, mitu korda sellest aasast läbi, et see siin sõlm lahti jookseks ja minul tuleb ta niisugune lühike koos karabiiniga, niisugune 5 sentimeetrit, et siis see haakimine toimuks kiiremini ja kuidas nüüd siis teha siis see sõlm siia, kuhu ma siis panen sellise ka karabiini ilma pöörlata ja niisugust väikseid ma kasutan, et siis saab siin nagu seda lipsu vahetada paremini. Kuna mul varem oli siin nagu siis väike pööral ja ma kogu aeg ka sidusin siia, nüüd natukene siis ma olen seda asja muutnud, kuna ma nagu kasutan ka seda juusrakendust, siis väga nagu ebamugav on saada sealt pöörlaküljest seda sõlme lahti, eks ole, jah. Et siis nagu nüüd siis olen läinud selle siukse siis karabiini peale. Nii, siin nüüd nii reegel jah, et see osa siin, kus see karabiin peaks siis olema, no siin niimoodi, siis korvi siis põhjaga ühe tasa, natuke allpool või siis isegi siin üleval või siin selle korvi peal nii-öelda. Kuidas nagu siis see sõlm teha, jah, et see saaks õige pikkus, et mina nagu enda jaoks olen siis nagu välja nagu rehkanud sellise asja, et tõmban selle siia niimoodi korvi ülemisse serva, näete, tõmban pingulani, siit korvi ülemises servas on nüüd, siit fikseerin ära ja siit hakkan nagu siis tegema seda sõlme, et sõlme kokku tõmbamisel läheb see aas natukene pikemaks ja ongi korras, et kui hakata seda nagu mõõta siia korvi siis alumisse serva teha sõlmi, siis ta tuleb küll allapoole, aga siis on nagu tuleb selline pikem, et ka see osa annab nagu lipsule siis pikkust juurde. Nii, natukene sellist näputööd siin. Läbi. Nüüd juhtus. Midagi läks mul siin. Ahah, ja hakanud sõlm jooksma, nii. Ja nüüd, noh, näete, hopst ja kohe nii-öelda täpselt siin alumise serva juures on karabiin. Vot, selline asi siis. Proovige.
roosõrjet nagu labakindat. Need on jah sellised veits siukese laia kehaga. Korraks oli nagu paus sees, teiselt poolt kalurid tulid paadiga. Ilmselt võib-olla sellepärast natukene hirmutas kala alt ära. Mingi 20 minutit oli siukene väikese kala triblane. Ja nendega peab arvestama, et siin see sadam on nagu teisel pool. Ja nemad panevad ka siis seda nüüd võrku, püütakse seda kevadist särge. Pean ma vist varsti jälle ennast natuke liigutama, et mul hakkab päike ära minema. Ma juba võtsin oma suheldustressi hommikul maa. Tanel jälle tõmbab. Kusjuures vaikseks lõi peale paadi tuleb meil mõlematel. No, järgmine hiiglane kalda peal. Võtt on selline veider, jõnksutab ja painutab kuidagi peale, siis hästi õrnalt, nagu kuidagi keeruline on mingi hetk nagu see õige haakimise moment leida. Oi. Kena. Jah, päris ketti seda roosärge ei tule, et selliste väikeste vahedega võib rahul olla. Nii ja Tanel ka. No ei jää see sugugi must maha. Ma ütlesin, et ei jää see sugugi must maha, aga vahepeal sul oli parem isegi kui mul. Võtna. Mul täna on selliseid tehnilisi viperusi juhtunud sisse. Nii. Üksteise alla lammutame, jah. Võiks veel mingit preid proovida, nii me siit veel võtame. Mis siin võib olla, kus mul on? Proovime mett. Erinevaid kõiki. Aga see tolmukene tegi asja paremaks, et ma seda kuiva sööta juurde segasin natukene. Et tegelikult jah, et kui nagu kannatab särjele jah, sellist väga inertset sööta ei ole vaja teha, et talle meeldib rohkem, kui osakesed lendlevad. Jah,
võtab. Mitte siis päris kuisööt, et see kõik minema kuhugi läheb, jah, seda pole ka vaja teha, et niisugune pannagi natukene siia siis juurde. Võib ka portsudena panna, et panna seda kuiva siia, raputada peale ja võtta korvi ja võtta seda niisket sööta, ka nii saab. Ja ei pea see olema siis iga korvi täis, üle 2, võib-olla üle 3. Võib ka panna iga korvi täiega, nii kuidas kellelegi meeldib, või ta nagu arvab, et parem on. No, seda on näha siis kalade pealt, kalareaktsiooni pealt, kuidas ta siis see võtt on, läheb paremaks ja läheb paremaks. Aga noh, nad käivad nagu proovimas, aga ei ole seda kohe nagu sellist konkreetsust, et teeb paar head sellist painutust, siis jätab järgine. Ei lähe nagu lõpuni korraga. Noh, Tann, tuubel vä? Mõlematel. Oh, vorst. Nii. Maisi maias. Sellised labid on. Nüüd nagu läheme raku sai tühjaks ja nüüd selliseid tuleb ketti, võib öelda. No võt. Ja Tanel ka võtab. Läheme vaatame nüüd Taneli kalad ka üle siin. Mis meil siit välja tuleb. See on ulme. Nii. Sellist ämbrisse ei mahu ära, nii ma arvan, vaata pane see. Üks mina. Ots ära, jah. Vaat. Tõmbas selle neeri kinni. Korralik roosärgne. Roosärgi kuivama panna natuke jama. Ei tea. Ma pole küsinud. Ei oska öelda, see on mahugi ämbrisse ära. See on põhimõtteliselt palju, see 17 liitrit ämber on täis. No jääb niimoodi. Nüüd lähme vaatame, mis mul on seal. Jõhker ikka. Nii, mul on veel õng vees. Võtab siis mul. No, jah, sellised ilusad kuldkalad. Vee ääres näeme.